Loodusmatku me teeme erinevalt teistest võib-olla just sellises võtmes, et me ei vii inimesi laudteedele ja tuntud radadele, vaid me tahame neid natukene nagu šokeerida või viia neid natukene oma mugavustsoonist eemale ja viia neid päris looduskeskkonda. Väga paljud kohad, mis on praegu raskesti ligipääsetavad, sellised rabanurgad, on tegelikult olnud kunagi väga suured talukohad, kuhu viisidki ainult talliteed. Et need ongi põhimõtteliselt minu matkade lähtekohad. Sa tunned seda hõngu, et inimesed on seal olnud, aga neid enam ei ole. On alles ainult mingisugused märgid sellest, et nad on seal kunagi elanud. Aga ma soovitan vahepeal, kui me peame siit pärast tagasi tulema, vaadake lihtsalt vahepeal selja taha, jätke meelde, et muidu lähme sinna ja hakkame tagasi tulema, see on täiesti uus pilt, kui selja keerada. Et siis vaatame, mis me orientiiriks võtame. Et seal on ühed kõrged haavad ja seal on niisugune tukk. Täpselt selle vahele peame tulema pärast tagasi. Et seda on isegi pimedas päris hästi näha. Lihtsalt jätame selle meelde. Soola tuleb panna rohkem, kui sa südametunnistus lubaks, aga siis tuleb hea. On olemas Eestis tegelikult väga ilusaid kohti, kus inimese jalg väga tihti ei käi, aga mis on päris loodus.